Täna räägime ühest uskumatust loost, mis on kirja pandud Liivimaa kroonikasse. See on lugu sellest, kuidas üks maa, kuidas see täielikult ümber sündis, kuidas muistsest Liivimaast sai midagi täiesti uut. Ja kroonikas on üks lause, mis on esmapilgul täiesti mõistatuslik, aga võtab tegelikult kogu selle maa olemuse Saksa vallutajate jaoks ideaalselt kokku. Mida see siis tähendab? See tähendabki jäämise maad. See on vana saksakeelne väljend maa kohta, mis oli nii rikas, nii ahvatlev, et kui sa sinna juba kord sattusid, siis sa ei tahtnud sealt enam kunagi lahkuda. Ja just see ongi kogu loo keskmes, Liivimaa kui ihaldatud paradiis. Okei, sukeldugeme sisse. Kuidas see jäämise maa siis ikkagi ümber kähti? Me vaatame kõigepealt seda väidetavat küllust, siis sakslaste tulekut, ristisõda, mis sellele järgnes, uut korda, mis siin kehtestati ja, mis kõige olulisem, kes selle loo üldse kirja pani. Lähme! Alustame siis algusest. Enne kui vallutajad üldse kohale jõudsid, maalib kroonika Liivimaast pildi, põhimõtteliselt kui tõelisest paradiisist maa peal. Kroonika kirjeldab seda peaaegu müütilise rikkusena. Mõelge ise, lugematul hulgal järvi ja jügesid, mis olid paksult kala täis. Tohutud metsad, kus kubises ulukitest. Viljakas maa, kus sai vilja ja lina. Mett ja kariloomi oli nii palju, kui süda lustis. Ja mis kõike tähtsam, kroonika rõhutab, et see kõik ei olnud ainult rikaste pärusmaa. Isegi tavaline talupoeg sai sellest osa. Ja et sellest maastaabist aimu saada. Ainuüksi Tallinnast veeti aastas välja üle 10 000 säilitise rukkist. See oli tolle aja kohta lihtsalt vappustav kogus. Aga loomulikult krooniku vaatevinklist oli siin üks suur aga. See paradiis oli asustatud, nende sõnul barbarite ja paganatega. Inimestega, kes kummardasid päikest ja kuud ja isegi madusid. Nii et nende silmis oli see maa vaimselt täiesti langenud ja vajas hädasti päästmist. Ja see vaimselt langenud paradiis ei jäänudki kauaks omapäi. Nüüd jõuamegi selleni, kuidas saabusid need 3 jõudu, mis muutsid Liivimaa igaveseks. Kaupmehed, mungad ja mõõgad. Ja teate, kõik algas tegelikult puhtast juhusest. Aastal 1158 ajas torm Bremeni kaupmehed kursilt kõrvale ja nad maandusid Liivimaal. Hakkasid kauplema. Siis umbes 1180-ndatel saabus munk Mainert, kes alustas jutlustamist. Aga see rahumeelne faas oli üürike. Aastal 1204 asutas paavst mõõgavändade ordu ja nende eesmärk oli juba väga selge, see maa tuli ristiusu nimel vallutada. Mõõgaga. Mõõgavendade ordu asutamine avas täiesti uue peatükki. Ja see polnud mingi kiire ja kerge vallutus. Ei, see oli aastakümneid kestnud jõhker ja verine ristisõda, kus Liivimaa pärast võitlesid mitmed erinevad jõud. Ja mis selle eriti keeruliseks tegi, oli see, et siin ei tegutsenud ainult üks vaenlane. Põhjas olid taanlased kuningas Valdemar teisega, kes asutasid Tallinna. Lõunas samal ajal surusid peale sakslased piiskop Albrechti ja mõõgavendade orduga Riiast, nii et kohalikud rahvad olid sattunud justkui 2 tule vahele. Kroonika kirjeldus Tartu langemisest on lihtsalt õpiku näide sellest, kui metoodiliselt ja halastamatult tegutseti. Esmalt nõuti alistumist, Vene ja Eesti kaitsed keeldusid. Sellele järgnes täiemahuline piiramine ja rünnak. Ja lõpptulemus? Ristisõdijad tungisid sisse, tapsid kõik, kaasa arvatud võrsti ja põletasid linnuse maani maha. Lugu oli läbi. Vallutus oli seega täielik. Aga mis siis edasi sai? Milline uus kord ehitati vana maailma varemetele? Ja see ongi võib-olla kogu loo kõige olulisem osa. Ja see tabel siin näitab uut reaalsust täiesti halastamatu selgusega. Kehtestati raudne sotsiaalne struktuur. Ja reegel oli lihtne. Kui sa olid sakslane, siis sa olid valitseja. Piiskop, rüütel, isand, ei olnud vahet. Kui sa aga ei olnud sakslane, olid eestlane, liivlane või lätlane, siis olid sina see, keda valitsetakse. Nii lihtne see oligi. Ja see tsitaat kroonikast, see võtab selle eriti teravalt kokku. Ainukese see, et sa olid sakslane ja räägisid saksa keelt, andis sulle tohutu eelise. See tõstis isegi kõige madalama saksasest kõsitöölise kohaliktast kõrgemale. Ja see uus kord ei olnud mingi abstraktne asi. See väljendus väga reaalsetes igapäevastes privileegides. Sakslased said talupeegalt tasuta transporti, nad said mõisates tasuta süüa ja magada. Kui nad sooritasid kuritegu, kohteldi neid leebemalt ja neid säästeti töödest, mida peeti põlatuks. Nüüd tekib küsimus, miks me seda kõike nii detailselt teame. Vastus on lihtne, selle loo panid kirja need, kes võitsid.
Aastaks 1023 oli pilt täielikult muutunud. See algne barbaarne paganlik maa oli kadunud. Asemel oli tekkinud uus, rangelt organiseeritud kristlik territoorium, mida katsid kivilinnused ja kirikud ning mida valitses Saksa eliit. Ja see kõik toob meid ühe väga olulise küsimuseni. Kelle loost saabki tegelikult ajalugu? Nii et lõppkokkuvõttes Liivimaa kroonika on kahtlemata võimas ja detailne. Aga me peame alati meeles pidama, et see on ainult ühe poole lugu. See on vallutajate lugu. See on nende õigustus sõjale, nende müüt uue maailma loomisest. Ja kui me seda loeme, siis me peame alati mõtlema, mis lood jäid rääkimata, mis lood on igaveseks kadunud.